härra Robert Lippin. Te olete Eesti NATO ühingu liige ja ühtlasi panustanud ka revisjonikomisjoni. Üks südamelähedane teema on haridus. Miks on see oluline? 22 aastat tagasi ma alustasin oma töökarjääri Kaitseministeeriumis ja mõni aasta hiljem ma liikusin edasi haridusvaldkonda. Järgnevatel aastatel osalesin aktiivselt ka kaitseministri haridusnõukogu töös. Eesti riik asub seal, kus me asume, ühes maanurgas, mis on ümbritsetud merega. Ja meie naaber on see, kes on. Ja paratamatult tekib küsimus, et kuidas me saame oma riiki ka kaitsta. Ja haridussüsteem on see hea koht, kus antakse inimestele erinevaid teadmisi ja oskusi. Ja üks selline oluline teema on riigikaitseõpetus. 15 aastat tagasi, kui me selle teemaga aktiivsemalt tegelema hakkasime, oli puudu õppematerjalidest, oli puudu õpetajatest, aga tänaseks päevaks võib öelda, et riigikaitseõpetus on üks täiesti normaalne, tavaline õppeaine, tõsi küll valikaine, aga mis on siiski paljudes koolides igapäevaselt õppeprogrammi osa. Mõeldes selle peale, et tänapäeva kodanikuühiskond, milline on Eesti NATO ühingu roll? NATO ühingu roll on tuua kokku samasuguste huvidega inimesi, vaielda, diskuteerida, saada targemaks ja siis viia seda diskussiooni teadmist ka ühiskonda natukene laiemalt. Mis on NATO, millega NATO tegeleb, millised on julgeoleku küsimused ja kuidas Eesti riigis julgeoleku küsimusi saab lahendada. Ja mõeldes tuleviku peale, siis milline võiks olla Eesti NATO ühingu fookus järgnevateks aastateks? Tänasel päeval pressib infot sisse uksest ja aknast. Küsimus on see, et milline on õige info. Ja Eesti NATO ühingu poolt tulev informatsioon võiks olla see, mida usutakse. Et see on kontrollitud info ja seda võib uskuda. Ja mina näengi, et NATO ühingu roll tulevikus võikski olla levitada infot julgeoleku küsimustes ja see on info, mida inimesed usaldaksid. Suur tänu teile Eesti NATO ühingu tegevusse panustamise eest.